ver, aproveche, señora. Checa, checa, mira. No nii, väike õllepeatus siin. Pole mitte ilus. No, gracias. ¿Qué será? Me bailo con abandono. Siempre parezco un loco en las stories de Instagram. Así nací y así gozo mi vida. No te digo mentiras, siempre quiero pariciar. Sé muy bien que la vida no es fácil. Trabajo como todos los demás. Y después que se acabe la jornada, a bailar y cantar hasta el final. Tengo una chispa dentro del corazón que alegra mi canción, que me da emoción de ser feliz sin ninguna razón. Guambas y acordeón y un buen charangón. Maailma kõige turvalisem kant see just ei ole, kus me lähme, aga ega me nõrgad ei ole. Küll me ellu jääme. Tere tulemast Pariisi Charles de Gaulle lennujaama. Täna läheb mul juba oota korra. Ma ei saa ametlikku juttu rääkida, ma pean suvalist juttu rääkima. Ühe purgi veel võtma endale. Aga ma saan kattida pärast enne. Kas praegu käib või? Praegu käib, jah. Tegelikult meie reis hakkas juba eile. Sõitsime autoga Riia lennujaama ja magasime öö seal hotellis ja täna hommikul tulime siis Riiast Pariisi. Poisid, aeg on kätte jõudnud. Esimene etapp külmas Riia lennujaamas. Sall on kaelas, vandid on soojas. Sann on kaasas, sall on kaelas. Ilus Läti värvides lennuk. Siit algab meie tee Prantsusmaale ja seal saame 6 tundi istuda. Ja ütleme nii, et ei ole just kõige välja puhanum, aga kohe ootab meid ees veel 12 tundi lennureisi Pariisist Mexico Citysse. Praegu oleme juba umbes 24 tundi olnud tegelikult transiidis, et üsna soss on olla. Ja mis meid seal koha peal ees ootab, jõuame sinna kohaliku aja järgi õhtul kell 9 umbes, võtame oma pagasid, võtame oma rendiauto, loodetavasti läheb kõik sujuvalt ja siis kütame autoga, ütleme, 100 kilomeetrit Pachuca nimelisse linna siis. Seal magame ja hommikul sõidame kuhugi edasi. Ja. Mul on eriti hea reisile minna, ma ei tea mitte midagi. See mees on siin kõik eeltöö ära teinud. Aga mul on hea, et mul on sellised mehed, kes mind usaldavad. Seni kuni midagi tekki keerad või lageda taeval kusagil oleme, aga siis leiame ka lahendus alati. No ikka leiame, alati on plaan B. No sellise äpiga me oleme siis natuke proovinud seda hispaania keelt ka nagu paremaks saada, aga see midagi kiita vist ei ole, aga äpp ütleb, et ma peaks oskama 1500 sõna hispaania keeles juba rääkida, nii et varsti saame proovile panna. Ja ütleme, et maailma kõige turvalisem kant see just ei ole, kus me lähme, aga ega me nõrgad ei ole. Küll me ellu jääme. A few moments later. Meie esimesed vaated Mehhikole. Mexico City tuled paistavad nii kaugele, kuni silm ulatub. Ja nii, meie lend hilines ootamatult siuke 3-4 tundi ja me ei jõua oma esimesse broneeritud ööbimiskohta ja leidsime siit lennujaamast 100 meetri kauguselt siukse huvitava ja taskukohase hotelli. Et viiekesi magama istusin ühes toas. Ja siit saab aik paremaks minna, ütleme. Koni aisu viskab, nii et pole veel soovivõtt ei ole. Plaanide muutus tulenes kindlasti nii väsimusest kui ka sellest, et internetis kirjutati, et põhimõtteliselt number 1 reegel Mehhikos on see, et pimedas autoga ei sõidaks. Eks me siis proovime natuke reegleid järgida. Vähemalt alguses. Alo Mehhiko ööbimine läks meile maksma kokku 60 €,
ehk siis 12 eurot nägu. Võtame oma kola kaasa ning läheme tagasi lennujaama, kust otsime Nationali rendiauto kontori. Paberid korda aetud, viiakse meid paar kilomeetrit eemale, kus peaksime saama oma auto kätte. Rendifirmaga meil vedas. Üleliigset kindlustust meile pähe määrida ei proovitud ning auto on põhimõtteliselt tutikas. Vaid 3000 kilomeetrise läbisõiduga 7-kohaline Peugeot Rifter, kuhu mahume 5 oma pagasitega täpselt sisse. Ja lõpuks on käes aeg, kui saame oma seiklustega päriselt pihta hakata. Tüütud protseduurid on läbitud ning nüüd alles põnevaks läheb. Kokku kestab meie reis 16 päeva ja 3500 kilomeetrit. Alustame ja lõpetame Mexico City's ning vahepeal ööbime 9 erinevas kohas. Tänane marsruut on 225 kilomeetrit ning võtame rahulikult. Lendamine ja ajavahe on teinud oma töö. Esmalt sõidame aga 130 kilomeetrit Hidalgo osariiki, Huasca de Ocampo linnakesse. Mehhikos on põhimõtteliselt 2 sorti maanteid. Tasulised ehk quota ja tasuta ehk libre. Tasuta teed pidavat olema väga aeglased ja halvas seisukorras. Seega võimalusel valime alati tolliteed. Saame ka tehtud oma esimese väikse poekülastuse Oxos. Kustutame janu ja nälja ning saame jätkata. Tee enne Huasca de Ocampot läheb juba üsna mägiseks ning peagi on kõrbevaadete asemel täitsa roheline männimets. Uskumatu. Jõudsime nüüd pärast pikka autosõitu kusagile Basaltico, mis asi ta oli. Ma ei teagi, mis asi täpselt kuhu me jõudsime, aga tundub, et mingisugune suur turismikeskus siin on tehtud mingi lootusliku ilu kohta. Mingi vesi paistab siin kusagil taamal ja me lähme avastame veits, mis siin nagu on. Läbi mägede tulime päris äge oli. Äge oli vahelduseks lennukile ka mingi muu liikudega sõita. Ura küll, siin peab suure kambaga käima nüüd siis. Ura küll. See on nagu astuda ja siis see asi jõuab eest ära minna juba. Nagu purju sellega. No nii, Siim, mis arvad sellest meie esimesest tõelisest turismi sihtkohast? Täiega vägev on. Vesi voolab niimoodi, ilus loodus, puhas koht on ja väike paistab. Vaata, kui julgeks ainult nende ziplineidega ka siin veel lendama minna. Silla peal käia oli juba üsna hirmus, et ma isiklikult vist sinna zipline'i peale ei läheks. Pilet oli siia inimese kohta 100 peesot, ehk siis 5 eurot 50 senti umbes. See on natuke jääb mõistatuseks, et kuidas need kujud on tulnud niimoodi 6-nurksed ja 5-nurksed. Kuidagi huvitavalt on lihtsalt laeva niimoodi üles pressinud ja mingil kombel on see kuju niimoodi formuleerunud. Aga Hendrik teeb pärast kodutööd ja seletab välja meile kõigile, et miks see niimoodi on.
mõtlesin enne, et päris äge on see, et Meksiko Cityst välja sõites oli üsna kõrbene ja kaktused väljad olid ja siis nüüd järsku on siin okaspuud ja vesi voolab ja mõnus vaheldus on jälle. No nii, väiksed esimesed cervezad siis Mehhiko maalt. Lõunat ei olnud plaanis, siis väike toitaine on vaja võtta. Lõunasöögi asemel, eks ole. Naisipirukas. Aga siin on vist õlu täitsa hea vaatega või? Loeme oma sente siin ja kusagil baarist, mingi külabaarist ostsime õlut, sest poodi polnud külas. Ja siis seal mutikesel oli mingi häda, et saaks need pudelid tagasi pärast. Võiks kogu Mehhiko selline olla. Nii ilus ja turvaline. Suur turist ära. No nii, aga jätkame meie teekonda siin Hidalgo osariigis ja näeme vaatame mingit järgmist kohta. See siin jättis küll hea mulje, väga puhas, kõik päris ilus. Rahvast oli vähe. Rahvast oli ikka maru vähe. Ruumi oli, õhk oli. Ja siinkohal saame ka oma ilusad pesood näidata. Sellega me siis, siin me siis elame päris palju sees. Tuleva 2 nädala jooksul. Ruumurgan. Ja ruumi jagub vist kõigile enam-vähem. Üks mees saab siin taga veel istuda. 3 suurt kohvrit, seljakotid. No, ega siin midagi laiutada väga pole, aga Jarmo ütles, et ostab samasuguse. Nii väga juba meeldib. No võt, järelikult on hea valik. Vila uus põhimõtteliselt 3000 kilti sõitnud ainult. Nii et proovime mitte kraapse teha. Võt, Viva Mehhiko! Järgmine peatus asub 10 kilomeetri kaugusel, aga selle läbimiseks kulub aega rohkem kui arvate. Oleme tõelises maapiirkonnas ning sõidame mööda üsna nigelaid kruusateid. Veel 2 kilomeetrit. 2 kilomeetrit tagasi. Huvitav pilt, mida me kaadrisse ei saanud, oli enne vaatamisväärsust olev köis keset teed. Jäime siis köie taha seisma ning mingist onnist hüppas üks naisterahvas välja, kes küsis siis külastustasu. Raha üle antud, võeti see harilik peenike köiejupp meil eest ning pääsesimegi sisse. Vaat sellised on Mehhiko tõkkepuud. Siin pole praegu hullu, aga kui ma tõstan natukene, siis mu taga on päris suur tühiauk. Päris äge. Peña del Aire. Väike, aga võimas koht keset pärapõrgut. Siin on võimalus isegi zipline'iga sõita, üle kaljuserva kiikuda ja tasakaalurattaga trossi peal sõita ning muudki. Kahjuks täna polnud meil kellelgi piisavalt cojoneseid, et siin midagi vängemat ette võtta, aga mis seal ikka. Sõidame aga tuldud teed Pachuca linna poole tagasi ning peatume seal ühe suure kuju juures. Minu selja taga näete Cristo Rey Pachuca Jeesus Kristuse kuju. Kuju on 33-meetrine, tähistamaks iga eluaastat, mis Kristusel oli. Tehtud on betoonist ja kaetud valge krohviga ja kuju ehitati 2004. aastal. Ja kuju on mäe nõlva peal ja siit on ilus vaade selja taha Pachuca linnale. Ja selline on siit mäe nõlva pealt vaade siis Pachuca linnale. Seal me pidime tegelikult esimene ööbima, aga kuna lend hilines mitmed tunnid, siis sinna ööbimiskohta me ei jõudnudki, pidime leidma kiirema, lähedama oleva lahenduse.
aga nägime selle linnakese siit kõrgelt ikkagi ära ja päris uskumatu vaade. Võimas. Nüüd ei ole siin muud, kui otsime Walmarti õhtuks midagi süüa ja lähemegi juba oma järgmise ööbimiskoha juurde. Põnev fakt, millest muidugi videopilti vaadates aru ei saa, on aga see, et terve tänase päeva oleme veetnud umbes 2000 kuni 2500 meetrit merepinnast kõrgemal. Isegi pealinn Mexico City ise asub 2200 meetrit merepinnast. Treppidel käimine võtab ikkagi natuke rohkem hingeldama küll. Ja jõudsime oma teise ööbimiskohta Teotihuacani lähedal. Tegelikult selle koha nimi on San Martín de las Piramides ja siin lähedal asuvad siis Teotihuacani püramiidid. Homme lähme sinna lähemalt vaatama, täna magame siin ära. Selline huvitav naabruskond. Ja selline näeb siis siseõu välja. Saime oma autosi ilusti ära pargitud. Ops. Täna saime tolmu ilusti. Nüüd sulandume kohalikku massi paremini ehk. Siin on ilus sisekujundus aial. Maja ise on siin siuke. Siin nurga taga on ka siuke istumiskoht. Täitsa mõnus siin õhtul istuda. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Sõime siin pitsat natukene. Äärmine koorik oli nii kõva, et läheb homme koertel. Ja muidugi ei saa mainimata jätta, et kogu see suurepärane kompleks siin läks meile maksma 25 eurot. Ehk siis meid on 5, ehk siis 5 eurot nägu tuleb see öö. Nii et hinna poole pealt ei saa küll kurta. Varu saamata veitsi. Tere tulemast meie teise ööbimiskohta, mis on muidugi märksa parem kui eilne. Me oleme jõudnud Teotihuacani ja homme lähme õhupallidega lendama. Aga täna vaatame, kuidas me tänase öö kuidagi mööda saadame. Siin on meie esimene tuba. Siin magan mina. Siin on Nari, kus saavad oma lõbusa öö mööda saata Sven ja Sander. Ja siis juba edasi tuleb abiluvoodi Siimule ja Enrikule. Väiksed poisid mahuvad ilusti siia kahekesi ära. Siin on meil ka elutoa pool, kus on mingi 24-tolline televiisor. Kas see pilti ka näitab. Praegu on must. Ja siin on meie ruum, kus kuningas üksinda käib. Katsume pärast ka pesema minna. Ei tea kauaks vett jätkub. Kas saab 1 või 2 inimest korraga pesta. Ja vaatame, mis seegi siin on. Siin on mingi talveaed. No vaadates spoileri suurus, siis võiks arvata, et siit saabki 2 inimest pestud. Selline siis meie teise öö kodukene on. Katsume öö hakkama saada ja hommikul juba hiljemalt 5:30 paneme siit minema õhupalliga lendama, mida Sven väga ootab. No nii, tere hommikust. Kolmapäev, kui ma ei eksi. El miércoles. Ja pakime oma kola kokku, kell on 5:30 hommikul. Ja meid ootab ees väike õhupallisõit. Äkki lend. No, siuke lennu moodi võiks olla isegi. Tuletame meelde ka meie asukohta kaardil. Ööbimiskohast vaid paari kilomeetri kaugusel asuvad kuulsad Teotihuacani püramiidid, mida me nüüd ka vaatama lähemegi. Kõigepealt kõrgemalt ja hiljem ka madalamalt. Oleme waiting areas siin praegu.
mingid sojakirgurid on, sest tegelikult õues on päris külm praegu. Ma ei tea, öösel alla 10 kraadi võib olla isegi. Jarmo arvab, et 5 isegi. Üsna krõbe ilm on, aga ootame veel päike välja tuleb, siis on jälle 30 kraadi ja sureme kuuma kätte. Päris huvitav, vaata päike hakkab tõusma, päris äge on seal, paistab juba valgus. Ja balloonid on päris suured. Päris äge asi. Ma mõtlesin, et siin on mingi üks balloon on, et äkki mingi hooaeg on läbi, aga no siin on, tundub, et ikka taevas läheb täis. Päris äge. No nii, saame eralennu vist. Siuke tunne on. Seda hirmsam on. Seda hirmsam on. Sürreaalne veits. Por llegar a aquellas metas que de morro yo siempre quise lograr. Ahora poco a poco generando feria, ya la vida me ha empezado a mejorar. No presumo, quiero que eso quede claro. Soy un hombre bien sincero y de lealtad. Mucha gente quiere verme derrumbado y se la van a pelar. Ja nüüd võtsime mõnuga kõrgust juurde, kõrgel Teotihuacani püramiidide kohal. Quiero que sepan que los amo un chingo y siempre los voy a cuidar. Los envidiosos siempre a mis espaldas, yo solo dejo que empiecen a hablar. Con mi Diosito y mis Judas nunca me echo para atrás. Siempre en él voy a confiar. En Tijuana es donde la navegamos. Las maletas hago si quiero viajar. A mi mujer bien bonita yo la amo. Nunca me ha dejado solo y siempre está. Unos botes con los compas pa'l relajo. Pocos andan los que aquí tienen que andar. El chino soy conocido en el barrio. Mi nombre no voy a dar. Yeah! Oh, meil käib eest ära tulema. Niimoodi see kukub. It's free, it's free. Gracias. Cheers! Cheers! Hea magusad jook. Tere! Väike tähistus siia lõppu, väike šampa või mingisugune magus. Neljast tops juba läheb. Neljast tops. Mehed on väga agarad andma kohe kõik. Andsime tippi ja natukene siin kohe leidsid oma karbi üles. Jaa. Aga lühikesed inimesed on, seal on nendel peaaegu, et üks õllekast on seal, meestel oli jalge all, et nad ikka üle ääre näeks. No võt. Korraks filmin ka ja pakitakse meie kraami kokku. Me oleme ikka siin korvis rahulikult auto käru peal. Auto viib meid siis varti tagasi sinna ja see autosõit on juba oma ette kogemus, ma arvan. Ja niimoodi sõidame tagasi alguspunkti siin. Piloodid värgid kaasas kõik, jah. Le construí la casa a mi madre, pa' mi familia pronto va a llegar. Quiero que sepan que los amo un chingo y siempre los voy a cuidar. Los envidiosos siempre a mis espaldas, yo solo dejo que empiecen a hablar. Con mi Diosito y mis Judas nunca me echo para atrás. Eso claro está de más. Ja nii, pärast õhupallisõitu siukene rikkalik hommikusöögilaud veel.
et Siim, vaatan, sul on juba söödud, et... Ja, no ainus asi, mis on veel natukene vajab siin tähelepanu, on kaktus. Päris nagu huvitav, et see on kaktus, jah. Ta on siin mingil määral marineeritud, et natuke nagu apurgi moodi või minu moodi, aga mina ei tea, täitsa söödav asi. Nüüd lähen kohe võtan maustada üks mingit kaneelisaia ja elu läheb edasi. Kuidas teistel on, meeldib, maitseb? Okei. See on hea. Väga huvitav, jah. Taco, see, mis kastmes, siin on kastes on. Selle muna asjaga väga hea. No nii, Siim, mis sa nüüd võtsid? Kuule, ma ei tea, tundub, et on mingi papaialadne asi. Ja mis märk on? Ja Jarmule ei meeldinud, et pidi olema selline mage ja mõõdetav. Aga ma ei tea, vahelduseks saiale vahelduseks süü küll ja siis see saia peale midagi. Saame siin nautida päris korralik hommikusöök. Oad, mingid takod, kaktus, mingisugune munavärk äkki, natuke juustu, apelsinimahl, café sin leche ja täitsa mõnus. Täitsa mõnus ja eriti ma olen selles kaktuses üllatunud, et see mulle täitsa maitseb nagu. Seda peaks hakkama Eestis vahel viina kõrvale võtma isegi. Eestis mulle meenub üks sarnane toodan marineeritud küüslaugu võrsed. Jaa, on küll sarnane, jah. Et ja magustoiduks on isegi siin kaneelisaia moodi asja või. Ja täitsa mõnus on siin istuda. Venimos todos con gusto y placer y felicidad. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Yo prefiero un tequilita que es lo mejor y para lo hinchado, que es lo mejor para lo hinchado. Ya sale un canción se quita. Ay, que me falta, ya no puede caminar, porque no tiene, porque me falta marihuana que fumar. La cucaracha, ya no puede caminar. Kuuma õhupallilend läks maksma 131 eurot nägu ja on asi, mis tuleb Mexico City kanti sattudes kindlasti ära teha. Hinna sisse mahtus nii hommikukohv, õhupallilend, šampus ja diplom, kui ka täitsa asjalik hommikusöök kohalike mariachide muusikat taustal. Raske on seda elamust ületada. Nüüd aga liigume paar kilomeetrit Teotihuacani püramiidide poole ja läheme vaatame ka neid võimsaid ehitisi maa pealt ja lähemalt. Asja, see on siuke vile. Vaat, selles on kodus lastele viia, saavad seal saunias teisi linde hirmutada sellega. Mõtlevad, mingi röövlind tuleb kuskilt. Kuhu veel? Päris ägeli. Üsna järsk trepp. Mingi vend oli välja arvutanud, et kui 14 000 inimest seda ehitas siin iga päev 10 tundi, siis kokku läheks ajakulu 139 aastat. See on natukene nagu
väga crazy mõelda ikka.